tihti, kusjuures võitlejad käituvad veel enam strateegiliselt ja nii-öelda hoiavad ennast kokku esimeses raundis, et lasevad vastasel kogu oma jõu ja energia ära kulutada ja siis asuvad teises ja kolmandas raundis hoopis ise pealetungile. Et täiesti võimalik, et see on ka see, mida Jaan meil siin plaanis, aga eks näis, kuidas võitlus läheb. Hetkel taaskord on selline ettevaatlik faas. Tihti teguvad siis sellise mentaalse küllega, aga nüüd Julian alustab väga lihast pealetungi, aga seekord Jaan Murumets teeks Barbari Anna alla ja annab täpselt sama kõvasti vastu. Ja Julian tungib uuesti peale. Jaan Murumets, kusjuures on meil väga-väga pikalt tegelenud võitleja. Ma julgen öelda, et suurusjärgus 10 aastat. Juliani kohta ma kahjuks nii palju ei tea, sest ei ole tuttav. Kusjuures iga võitluse algus võime näha sellist aeglasemat faasi, mis on tihti seotud siis ka mentaalsema poolega, et ütleme niimoodi kohe vastase mõõga otsa joosta paljudele võitlejatele imelik või ütleme korraks ennast nii-öelda käima vedada. Need on võitlejad uuesti rahulikuks võtnud, ei teagi, kas küsimus on lihtsalt kaalutlustes või selles, et jõud hakkab vaikselt otsa saama. Julian laseb siin Barbaril omale päris palju lööki otsa kilpi ja mõõka taguda ja Barbar hoiab lihtsalt eemale. Ja Julian on ennast paar kohast lööki skoorida, aga enamik neid praegu saavutanud on Barbari kaitses. Kordum veel üle, et kui mõõgalöök tabab vastast nii, et kas või kilbiserv või mõõgatera on natuke ees ja puudutab seda, siis see löök kirja ei lähe. Meil laevad ainult puhtad ja resoluutiivsed löögid ja käe- ja jalalööki puhul loevad nii-öelda destabiliseerivad löögid, et selline kerge mõts punkte meil ei anna. Taaskord hetkel Julian on suutnud Barbari nurka suruda ja lööb talle päris palju lööke. Nüüd on võitleja läksid uuesti lakku ja